ja see mäng on alanud, Emma Treiberg lükkab palli Saku Sportingule mängimiseks. Ikkagi sinna parem kaitse koha peale nipet-näpet on mängima pandud number 8, siis tema ja siit ikkagi teisel minutil ehk siis vähem kui siin 80 sekundiga tuleb see värav ära, aga saab siin nüüd Jerofeeva liiga ka selles olukorras. Jotkina jaoks siis samal ajal 4. värav sellel hooajal, näitab vist ise ka, et väga heast küljest näidanud ja siin väga hea pall läheb Õispuule nüüd liini taha. Õispuu läheb, sooritab löögi ka ja pall jõuab võrku siin 10. minutil ja siin jõuab Saku küll, et kuulge, siin äkki suluseisu värk oli. Aga no vaatame, kas me saame kuidagi ka mingisuguse sellise värava. Flora nüüd lõikab söödu vahelt ja Lillemäe Õispuule, Õispuul löögi koht teeb sellise väga peene tõst ja tõstab palli üle värava tulnud ja sealgi tegelikult väga palju meestega treeninud koos, kui siin Jotkinale läheb liini taha pall ja Jotkina läheb. Jotkina ja saadab selle palli võrku siin 22. minutil ja Flora läheb 3-0 seda mängu juhtima. Jotkina tõuseb sellega naistemeistriliiga suurimaks väravakütiks. On see esiliigast tulnud mängija löönud selle naistemeistriliiga ukse ka lahti ja no eks julgeks pakkuda ühel hetkel, kiikab ka piiri taha. Lillemäe ja kiirusega tuleb. Kas läheb siit ise löögile, ei otsib Õispuu ja saadab selle palli napilt väravast mööda. Juksel oma petetega teda ikkagi maha raputada. Tammik ja nüüd palliini taha Õispuule. Õispuu läheb terava nurgalt löögile, Eismann toob selle palli esimesest postist ära ja Saulus ja hästi saab nüüd lõikab selle söödu vahelt. Saulus saab nüüd kiirusega minna, et saaks nüüd korralikud puuted ka ja nüüd korralikud löögile menne. Saulus ja ei saada seda palli postide vahel. Oi, siin 37. minutil oleks olnud. Aga lihtsalt siis jäävadki igasugused sellised ruumid liini taha. Siin nüüd oleks võinud küll suluseisuvärki kas olla, vist siis kas mitte. Ja Mari-Liis Lillemäe lööb selle palli 43. minutil võrku ja siin Flora mängib täna ikkagi väga suluseisu piiril, aga tundub, et siis napilt seal õigel pool piiri. Aga Mari-Liis Lillemäe siin 43. minutil. Ja tema jaoks siis 3. värav sellel naistemeistriliiga keskväljal siis Ruut Hansar, Grete Taut ja Katriin Saulus seal võib-olla natukene ründavam mängija, kui siin Eismann peab esimese tõrje tegema ja Tammik 47. minutil võib Flora 5-0 ette. Lihtsalt Tammik, tema on siis täna esimene värav, aga hooaja peale siis 4. ja peaks välismaal mängivaid või välismänge. Et siin Eestis on hea, vähemalt üks mäng tuleb meile Soccernet TV kaudu koju kätte, kui siin Jotkina on lähedal ja siit lööb 54. minutil Liisette Tammik, kas sealt langemise pealt ära. Igatahes Jotkina eeltöö seal oli, terav pall kasti, madal pall kasti ja seal tundub nii, Tammik oli seal. Tammik. Parem läheb kuurel käsi püsti, aga otsib Tammik sinna liini taha Õispuu korraks arvas, et palli tule talle läbi, Õispuu lööb Lillemäe ja siit kohe 55. minutil veel üks otsa ja Mari-Liis Lillemäe teeb selle mänguskooriks 7-0. Ja siin Flora kangis ajab taga seda, mida Tallinna FC Levadia meeskond eile korraldas Premium-liigas. Päris vähe siin võib-olla 20-30 pead siin leiab praegu, kui siin läheb pall jälle võrku, jälle Saku võrku 57. minutil. Ja Anett Joandi, kas oli see või mulle tundus võib-olla isegi võis seal Saku mängijate puutis seal duelli pealt minna. Igatahes 8. Flora on täna löönud suvetuuris ja Saulepid paraku ei ootagi tagasi platsile, vähemalt mitte siin kõrgemal tasemel, kui Tammik saab liini taha söödu, läheb löögile ka Eismann tõrjub ja selle teise palli tõuseb, püüab ka, kusjuures see 20 hooaja tagune siis väravalööja on vähemalt jalgpalliliidu andmetel Kairi Himanen, kui seda statistikat seal uskuda, Eismannil siin need rusikad vahel kinni pidada. Jotkina kindlasti ajaks taga kübaratrikki. Läheb pall teele ka, aga ristnurgast liiga mööda. Väike soojendus siin. Pedak paneb nüüd seal kummuli ja nüüd on Flora tulemas oma 9. lööma. Pihlak otsib söötu Jotkinale, Jotkina lööb
lööb ja lööb selle palli võrku ja lööb endale siia täna kübaratrikki 74. minutil. Ja Ansel ikka Jotkina on nüüd meil ikkagi ametlikult naistemeistriliiga suurim väravakütt. Ja Tammik teda enam täna kinni püüda ei saa. Vast pole hullu. Jotkina muidugi sellise näoga nagu ei oleks üldse rahul selle värava pärast, aga ei teagi, võib-olla oleks tahtnud, et oleks saanud selle palli puhtamalt võrku panna. Siin jah, ei tea. Ja Sandra Nigulis ikkagi jah. Siin lõpetab selle mängu ära, ei hakka siin mingisuguseid üleminuteid mängima. Flora võtab täna väga selge võidu, 9-0 võidu Saku Sportingu üle. Kapten Grete Taut täna 0-9, no mis juhtus? No sihukese seisu pealt ma arvan, et ongi raske öelda, et mis juhtus. 0-4 minna nagu poolajale, see on nagu juba mentaalselt nii raske koht, kust välja tulla ja täna me ei tulnudki välja ja Flora nagu tõele au andes kasutas meie halva päeva väga hästi ära. No vaheajal küsiks niimoodi, kui kõva häält see Merili Toom on võimeline tegema või pigem prooviste kuidagi ratsionaalselt seda olukorda niimoodi rünnata vastu? Ma arvan, et lõpus me lihtsalt proovisime, kui me saime palli, siis me proovisime mingi loogilise nagu lahenduse leida rünnakule, aga ma ei tea, lihtsalt võib-olla Flora ründeliin on nagu väga hea ja tehniliselt ja nad omavahel kokku mängivad ka väga hästi, et seekord me tihtipeale lihtsalt võib-olla ei saanudki aru, mida tuleb teha. No päris palju kasutati ka teie seda kaitseliini tagust ala ära ja päris palju kiiruse peale võeti. See vist on üks asi, mida nüüd natukene mõelda, kuidas järgmine kord paremini teha, et kuidas paremini neid jookse võib-olla kinni saada. Me ise proovisime ka nagu, tahtsime tegelikult konservatiivselt mängida, et mitte läbi lennata, püsida ees ja nii, aga jah, Flora täna tegi kiiruse ja söötudega ära. Kui raske seda Angelika Jotkinat seal kinni oli võtta, sina küll teda niimoodi üks-ühele ei võtnud, aga tundus ka, et see uus kuum nimi pakub pahandust vist kõigile. Ei, Jotkin on jah väga tubli ja tekitab palju peavalu, et ta tuleb hästi sinna liinide vahele ja ongi raske tegelikult ära jagada, et kelle mängija ta nüüd siis on, et ma arvan, et kõik said nagu mingis mõttes temaga korra duellis olla, aga jah, hea mängija, hea ründaja Floral olemas, nii et palju õnne neile. No mis see emotsioon praegu su enda sees on? Kui palju on sellist kurbust, kas on viha, frustratsiooni või pigem mõtled niimoodi, et saadab selle mängu minema ja on, mis on? Ma arvan jah, pigem see viimane variant või nagu mul ei olegi väga muud öelda, et Flora vääris seda võitu täna kindlalt ja me töötame edasi lihtsalt. Ilmselgelt see ei ole see tase, mida milleks Saku nii-öelda võimeline on, olete enamaks võimelised, pea püsti panete edasi, hooaeg on noor, on ju? Jah, aitäh. Olgu nii, edu teile, aitäh. Ja Maril Sillem on ikkagi ilus soeng, on kõik sobib, tanki pandud, Angelika Jotkina ei olnud nõus tulema, tassid välja selle värgi. No kuidas sina ise nüüd kommenteerid? 9-0 võit, mida nüüd öelda? No keeruline jah, ma tegelikult ütleks, et me ei saa rahule jääda enda kvaliteediga, et eriti lõpus väga palju lohakusvigu ja ma ütleks küll, et ei saa rahule jääda. Mis siis, et seis on 9-0? No mis see siis õiglane tulemus oleks siis täna olnud? Ei tulemus selles mõttes, ma arvan, et on õiglane. Ma ütleks, et tegelikult Saku võib-olla ei väärinud nii suurt kaotust, aga selles mõttes tekitasime olukordi, lõime mingid olukorrad ära, aga just jah, ei saa nagu selle enda kvaliteediga rahul olla lõpuni. No vaatame korraks meid Saku poole pealt, mis sa arvad, ole nüüd korraks selline treener, mis nad valesti võib-olla siis täna tegid, miks teil see täna nii lihtsalt tuli või lihtsalt olitegi nagu üle? No nagu te Taudiga ka vist juba rääkisite, siis liin oli neil kõrgel, kasutasime seda ära, liini taha pallid ja selles mõttes tegid meil selle mõned väravad päris lihtsaks. No kuidas teil praegu trennis asjad on? Teame, et teil oli seal natukene seal staffiga, oli neid lahkujaid ja niimoodi. Kuidas praegu on? Olete seal Ljuba käe all, saate hästi hakkama, peate ise ka natuke kogenud mängijatena treenerid olema või kuidas need asjad toimuvad? No mõlemad pidi, aga ma ütleks, et me saame hästi hakkama ja nüüd saime uue füsioga varsti loodetavasti teise treenerini, et ma arvan, et saame hästi hakkama. Nii et sellest ei ole midagi, et siin korraks hooaja eel arvati, et oi, Floras on mingisugused jamad, teie mängite, lööte väravaid kui kulda ja tuleb? Ei, ma arvan jah, et ei ole vaja muretseda. Praegu on teil 22 väravat kirjas, ühe olete vastu lasknud. Tuleneb see sellest, et teil on lihtsalt väga head ründajad või vastaste vastupanu jätab natukene soovida? Ma ei ütleks, et vastaste vastupanu jätab soovida, et kõik võistkonnad annavad siiski endast parima. Aga jah, ma ütleks küll, et meil on selles mõttes
väga palju häid ründemängijaid, kellega seal ees kombineerida, nii et aga noh, mõtleme nüüd, et suuremalt pildi mõttes on see natuke vist kehv, et liiga palju kaitses ei saa rabeleda, et mõeldes võib-olla koondisele, sina kui koondise mängija, Euroopale, mis seal suve poole on tulemus, et selles mõttes natuke nagu noriks selle kallal, et loodate, et vastased tulevad suurema tuhhiga nüüd? no selles mõttes küll, et enne neid Euroopa mänge ja koondise mänge oleks kindlasti vaja selliseid väljakutsuvamaid mänge, ma ütleks, aga samamoodi kui lähme Euroopasse mängima, siis saame enne mingid Balti liiga mängud loodetavasti alla, poistega mingeid kohtumisi, et sa oled endale ka selleks hooajaks mingisuguseid eesmärke seadnud või tuleb nii, kuidas tuleb? no mul praegu just oli pikk vigastuse paus, et mul on hea meel, et ma sellest olen välja tulnud ja küll siis saab juba eesmärkide peale ka mõelda. Olgu nii, aga aitäh sulle ja edu teile! Aitäh!